suur tänu täna kutsumast ja kõigi meie sellisel ühisel pidupäeval koos olemisest ja suur au on siin olla. Ja ma räägin eriõdede revolutsioonist, aga ma pean tunnistama, et mina olen üks nendest, kes pigem neid vilju maitseb, mitte neid vilju palju tootnud on. Võtsin lühidalt kokku tegelikult, mis eriõendus on toimunud ja ma olen siiralt ja väga-väga tänulik kõige selle eest, mis on vahepeal tehtud. Kõik need inimesed, kes on need õppekavasid koostanud, tõelised innovaatorid, kes on sellesse uskunud, kõik need inimesed, kes on aastakümneid varsti juba õppinud nendel õppekavadel. Õdede Liit, kes on olnud suurepärane eestkõneleja kogu sellele teemale, Sotsiaalministeerium, Tervisekassa. Ma tegelikult ettekande tegemisel avastasin, kui palju on inimeste tööd selle taga ja selle väga lihtsa sellise fraasi taga, et eriõedeks. Aga, siin ettekanne oli nii tore, et tahaks veel vaadata. Mõtlesin pikalt, kuidas eriõendusest üldse rääkida, sest et teate selgus, et eriõendusest on Eestis Kerli Liivet kõik ära öelnud. Te võite guugeldada ja lihtsalt panna eriõde ja erivastuvõtt ja kõik need arvud ja ta lihtsalt igal pool kirjutab. Ja kui mõelda, et mis on siis see, mis nagu võiks kõnetada, mis tegelikult ka mind ennast kõnetaks, siis otsisin asendustegevusi, et ettekandeni on aega, leidsin raamatu. Ja see väga üllatas mind, see oli siis Corporate Rebels, ta on ka eestikeelse olemas. Ja kui ma sirvisin seda raamatu, siis tegelikult ma sain pärast mõnda lehekülge aru, et miks on vahel väga häiriv töötada väga suurtes süsteemides, ka tervishoiusüsteemis või väga suurtes organisatsioonides. Et miks on see ebamugav, see tunne, mis seal tekib. Kui teil on aega, selle raamatu ma lugesin, ma arvan 2 tunniga läbi, et lihtsalt võiksite vaadata ja sirvida, et need pealkirjad, väikesed väljavõtted on sellest raamatust pärit, et ma kuidagi nagu oskaksin seostada seda, mida ma enda seest tunnen, mis on eriõendusega seotud ja mida mingil hetkel kirja pandud. Aga võib-olla need viimased aastad, mis ma olen seotud eriõendusega rohkem, sest me oleme katsetanud ja pilootinud ja pusinud sealt kindlalt edasi, on ikkagi kindel soovitus, et ühel hetkel peaks nüüd plaanimisest, igasugustest ennustustest, ettevalmistustest jõudma nüüd selle hetkeni, kui me oleme valmis nüüd midagi katsetama ka. Sest me alati kuuleme seda, et miks midagi teha ei saa, et miks on selle takistused ja miks on probleemid ja üldse COVID oli ka ja miks me seda kõike tegema peame. Et tegelikult on väga oluline ühel hetkel hakata ka katsetama ja ebaõnnestama, seda me oleme samamoodi teinud ja sellest edasi õppima ja mitte jääda mingite kindlate regulatsioonide või ennustuste või analüüside taha. Et mulle väga meeldis sõna analüüsi paralüüs ja tegelikult me ei tunne seda mitte ainult oma igapäevases töös eriõdedena, vaid me tunneme seda tegelikult suurtes süsteemides üsna tihti. Nii et see oli selline suur äratundmine, et kui teil on aega, tahtmist, on äärmiselt inspireeriv raamat ja sellega tasuks tegeleda. Palju mul eriõendust kirja ei ole, sest et ma ei võtnud terve ajalugu kokku, kui me räägime nüüd evolutsioonist kui sellisest arengust. Aga aasta 2006 siis tegelikult alustati eriõdede õppega Tartu Tervise Kõrgkoolis ja ICN on siis selle ära kirjeldanud eriõenduse aastal 2002. Ehk siis väga kiiresti on toimunud ikkagi õppekava loomine, arendamine ja väga kiiresti on see õppe käima läinud, väga suurte lootustega. Ja õpe toimus siis spetsialisti õppe tasemel ja aastal 2020 siis lõpetasid juba esimesed magistrid. Et ka mina olen üks nendest olnud, kes on õppinud nii eriõe tasemel, spetsialisti õppes kui ka magistriõppes, puhtalt sellepärast, et see eriala, kus ma töötan ja ma olen intensiivõde, ma lihtsalt olen seda väga armastanud. Et see on siis see põhjus, miks ma olen alati sattunud just siia samma kooli õppima. Esimene tutvus selliste Õdede Liidu pingutustega sai mulle selgeks aastal 2019, kui ma nägin, et Õdede Liit üritab siis TTL-i taotluse kaudu eriõendust meil ametlikult sisse tuua. Ma lugesin neid kirjeldusi, nad olid äärmiselt hästi koostatud, väga hästi argumenteeritud, põhjus-tagajärg seostega ja sellele vaatamata ei sündinud seda, mida me ootasime ja oli selge aastal 2021 juulis, et eriõe teenus tegelikult tervishoiuteenuste loetelu ei lisata. 2021, kui keegi veel mäletab, oli meil ka rõõmus COVID-i aeg, kus siis kõik vehkisid tööd teha ka sellel rindel. Sellele vaatamata Tervisekassa tegi siis ettepaneku, et me võiksime viia haiglaga minna pilooti katsetama teatud erialasid, et näha, kuidas see eriõendus siis ka rakendada võiks. Mõned korrad ma olen üritanud öelda, et meil tegelikult on eriõendus väga hästi rakendunud ühes valdkonnas, vaimse tervise õendused. Me võiksime neid vabalt võtta endale referentsiks, kasutada ja öelda, et see tegelikult mudel väga hästi töötab, et ärme piloodime, sellele vaatamata, et me läksime pilootidesse, tegime neid päris mitu
Ja kui vaadata, kui kiiresti on muutunud asjad, kui me rääkisime esimeses piloodis, et mis on need puudujäägid, et õdedel ei ole, eriõdedel ei ole retsepti pikendamise õigust, eks ole. Tänaseks päevaks on tegelikult piiratud ulatuses retsepti pikendamise õigus olemas. Töövõimetuslehtede väljastamine. Noh, jällegi, see on ka õdedele kättesaadav, et see kõik on inimestel juba tehtud, et väga lühikese aega on see tehtud. Väga suur töö ootab ees tegelikult selleks, et eriõdede potentsiaali rakendada, on just nagu saatekirjade väljastamine. Ja ma tean, et see on lahendamiselt järgmistel aastatel, me kindlasti jõuame selleni, et inimesed, kes on õppinud, kes on kliiniliselt pädevad, targad, teavad, mis nad teevad, neil tegelikult tekib rohkem õigusi, et need õigusi ka rohkem rakendada. Ja samamoodi meditsiiniseadmete väljastamise õigus. Ja sealt me oleme edasi liikunud, tegime vahepeal ka teise katseprojekti, võtsime need kokku, loodi vahepeal Tervisekassa juurde ka eriõdede õiguste laiendamise ajutine komisjon ehk juhtrühm. Ja 1. aprillist ei olnud mingi nali, on eriõdede teenus tervishoiuteenuste loetelus. Praegu see tundub lihtsalt üks mitte väga oluline lause, kui selle sisse vaadata, see on täiesti suurepärane areng, mis on vahepeal toimunud ja me kindlasti oskame seda tulevikus ka väga palju hinnata. Kuidas meie õed on vahepeal käitunud? Peaasi vette. Meie eriõed on siis alustanud aastal 2006 ja selleks ajaks on meil peaaegu koolitatud 1000 eriõde. Ma ei ole väga hea Terviseameti registrites, et ma käisin seal korduvalt ja korduvalt vaatamas ja kusjuures mõne nädala jooksul eriõdede arvud muutusid, mis on väga tore. Ehk siis tegelikult inimesed, kes on oma retseptiõiguse saanud või selle teadmise saanud, see tuleb sinna sisse panna, et nad siis seal registris ka käisid. Kes on meil kõige paremad investorid olnud eriõenduse koha pealt? No, ma julgeksin öelda mitte arvuliselt, vaid tegelikult oma töö tegemise poolest on ilmselt vaimse tervise õed. Ja põhjus on tõenäoliselt ka selles, et vaimse tervise õed hakkasid tegelikult iseseisvuma juba 90. lõpus. Ehk siis, kui meil muutused ongi sellised, mis võtavad aega 20 aastat, siis lihtsalt vaimse tervise õed on võtnud pikemalt hoogu, on jõudnud selles oluliselt kaugemale. Tõenäoliselt intensiivõed on leidnud endale rohkem rakendust tööjõuturul. Ma arvan, et selleks on ka kiirabi väljundid olemas, aga väga suur hulk eriõdesid tegelikult on hoopis pühendanud ennast juhtimisele, et nad ei tee mitte seda tööd, mis nad on erialaselt mõelnud ja koolitatud, vaid on rakendatud mujal, sest meil on ka haritud õendusjuhte väga vaja. Nii et sellised investorid meil on, ligi 1000 inimest, kes on Eestis koolitatud nende aastate jooksul ja kes tegelikult võiksid ja peaksid saama selle juures rakendust. Ei räägi ainult sellisest abstraktsetest asjadest, mõne 100 meetri kaugusel on Tartu Ülikooli kliinikum. Ehk siis võtsime lühidalt kokku 5 aasta trendid, kuidas meil on vaikselt või mõnedel aastatel ka suuremate hüpetena tegelikult arenenud õdede, ämmaemandate ja ka arstide vastuvõtud. Ja viimaste aastate trendid on ikkagi sellised, kus me näeme, kus on hakanud mõjutama õdede vastuvõtte suuresti raviteekonnad. Ehk siis seda on väga ilusti näha, kuidas on enda proteesimisel toimunud, seal on vaja rohkem eriõdesid, kes tegeleksid patsientidega. See on juhtunud ka insuunditeekondadel ja tegelikult kõik uued teekonnad samamoodi juba vaatavad eriõdede poole ja nende vastuvõtuteenuste poole. Me oleme arendanud uusi teenuseid, aga mis ei ole üldse vähe oluline, mis võib-olla vaimse tervise õdede puhul on väga suureks eest vedavaks faktoriks olnud, meil on eriarstide puudus. Et vähemalt Tartu Ülikooli kliinikulis ambulatoorsetes osakondades on ikkagi liikumine selles suunas, et vaimse tervise õde on see, kes tegeleb vastuvõttudega, arst ambulatoorselt järjest vähem ja ma arvan, et see trend on üsna levinud. Ja ma arvan, et see on ka teiste defitsiitsite erialade puhul täpselt samamoodi nii, et kui me sooviksime arendada mingeid teenuseid, siis nii imelikult see kui kõla, mida vähem eriarste seal on, aga ka mida suurem usaldus õdede vastu on, seda paremini õdedelt seal tõenäoliselt läheb. Võtsin 4 kuu kokkuvõtet ka, et kuidas meil siis eriõendusega läinud on, et praegu jätsin siis ämmaemandad sealt kõrvale, meil on küllalt siis olnud vastuvõtte, et ligi 44 000 vastuvõttu 4 esimese kuuga, vaatasin peale, kes nendest on eriõed, seal on olnud nende seas üle 340 õe, kes on eriõepädevusega, neist 70 ja seal on hulka ja muud asjad. Nüüd tegelikult, kui me räägime sellest, et meil võiks olla õdede ja eriõdede osakaal kuskil 20%, siis vähemalt sellises väikeses uuringurühmas, mis puudutas ainult õdede vastuvõtte 4 kuu jooksul, tõesti need eriõdede ettevalmistusega inimesi meil 20% oli. Aga sellele vaatamata kliinikumis siiski on napilt üle 100 eriõe, nii et meil on arenguvõimalusi veel küllalt. Ja kõige suuremad vastuvõttude tegijad, kõige defitsiitsemad erialad tegelikult. Meil on meestekliinik, meil on psühhiaatriakliinik ja meil on nahahaiguste kliinik.
kus eriarste napib, teenuste vajadus on väga suur ja eriõdede võimalus ennast rakendada on ka täpselt sama suur. Oleme teinud ka 2 eriõdede kokkuvõtet, üks puudutab aastat 2023, mis oli siis meil selline lahja piloodi aasta, ütleme siis nõnda, et seal oli tõesti ainult 2500 eriõe vastuvõttu terve aasta jooksul ja see puudutaski suuresti pulmonoloogiat, kus me olime piloodis, endokrinoloogiat ja ortopeediat. 1. aprillist alates siis on toimunud teatud ägenemine vastuvõttude osas ja lisandunud väga kiiresti ka näiteks meil oftalmoloogia, kes on tänu sellele koolile ja siin arendatud arendusprojektidel olnud valmis kohe ka eriõendust rakendama iseseiva teenusena. Et see on väga kindel viis, kuidas tehes arendusprojekti mõeldes oma eriala peale, täpselt sel hetkel tekib võimalus ja neil võimalus seda kohe ka rakendama hakata. Ja jälle need vaimse terviseõed, eks ole, et me oleme nad kõrvale jätnud ja kui ma vaatasin, kui palju nad on teinud vastuvõtte esimese 4 kuu jooksul ja kui palju nendest on eriõdesid, ehk siis 40 eriõde on vaimse terviseõdede seas, siis päris kindlasti me peaksime nendest täpselt samamoodi rääkima eriõdede vaates. 1. aprill, seesama, kus eriõendus siis meil on jõudnud TTL-i. Tervisekassa oli väga tubli, tegi otsekohe küsitluse, kui paljud haiglad siis oleksid valmis eriõdede teenust rakendama, kõik väga optimistlikult vastasid, tunnistan, et ka kliinikumi poolt vastasin mina äärmiselt optimistlikult, kohe kirjutasin 16 uut teenust, hakkame tegema, aga seal on natukene sellist lootust ja koostöösoovi ka seal juures. Aga tõesti, 18 haiglat aastas, 120 vastust olid positiivsed ja 26 erinevas valdkonnas on plaanis eriõendust hakata rakendama juba sel aastal. Mida ma näen meie haigla näitel, eriõde 3 pädevus uuesti väga kõnetab, et kui varem tundus see olevat täiesti vabatahtlik ja võib-olla üksikute entusiastide soov, siis praegu on eriõenduse ja eriõdede pädevuse taotlemine olnud väga-väga suure huviorbiidi all ja samamoodi eriõdede koolitus just lisapädevuste osas kõnetab taas. Et meil on see suur lai kliiniline õendus, mille puhul tegelikult me peame sisse vaatama, et meil on seal väga palju lisapädevust vajavaid erialasid, mille puhul me tahaksime õdesid koolitada, neid rohkem rakendada, ikka selle sama mõttega, et meie patsiendid saaksid parimat abi. Eelmise slaidi peal oli kirjeldatud siis, kuidas 18 haiglat on võtnud endale eesmärgiks pakkuda uusi teenuseid. Oleks väga tore, kui lihtsalt eesmärgi sõnastamiseks piisaks, et panime selle kirja ja asjad hakkavad iseenesest toimuma. Et tegelikult kõik need, kes teavad oma haiglates või alles alustavad, on juba teinud need piloote, kui suur on see eestvedamise ja võib-olla sellesse üritusse uskumise vajadus selle juures. Ehk siis lihtsalt kirja pandud eesmärk ja kliinikumi 16 uut eriala tegelikult nõuavad väga-väga palju tööd, nii et selles mõttes kellel on väga õigus. Alates 1. aprillist on tekkinud tööd mõnevõrra rohkem, aga see kõik tegelikult on kõigi asja tulemus. Mida me plaanime teha? Need pildid, mida ma kasutan, on tegelikult tehisintellekti ja minu koostöö, nii et need ei ole kuskilt tõmmatud, me koos mõtlesime ja niimoodi näeb AI, kuidas meil raviteekonnad kulgevad, nii et ma arvan, et neil on isegi päris õigus. Ei ole seal midagi selget. Aga meil on plaanis siis arendada uusi teenuseid, täiesti konkreetselt erialakliinikute kaupa räägime läbi. 30 õde on andnud konkreetselt teada, et nad soovivad eriõde 3 pädevust taotleda. Me vaatame uusi raviteekondasid, taaskord suur tunnustus Tervisekassale, kes on raviteekonnad võtnud väga tõsiselt ette koos kiirendiprogrammidega, mis tegelikult aitab väga kiiresti edasi, mis aitab tegelikult arendada ka eriõendust seal edasi. On plaanis sügisel teha esimene eriõdede rakendamise mõju-uuring, nii palju kui meil neid andmeid on, et me lihtsalt näeksime, mida me teeme, kuidas me peaksime tegema. Ja aasta 2025, seda on minult väga-väga palju küsitud, meie eriõed ei tööta ainult ambulatoorselt, meil eriõed on ka statsionaaris ja päevaravis, kuidas nende rakendamine saab toimuda. Ja kuna ma selle praegu avalikult ka välja ütlen, siis on see kohustus leida aastaks 2025 võimalused, kuidas vähemalt Tartu Ülikooli kliinikumist ka statsionaaris ja päevaravis ja eriõdesid vääriliselt rakendada saaks. Ja kuidas me siis hindame? Ei lähe väga keeruliseks, hindame 3 lihtsat asja, teenuse kvaliteet, ehk siis meil on patsiendi kogemus, ehk siis patsiendi teenuse kogemus, hinnang tervise tulemitele ja meie enda töötajate kogemus, ehk siis see on ka väga oluline. Me vaatame alati patsiente ja töötajaid koos, et kõigil oleks hea olla, nagu Ksenia ütles, õnnelik õde, õnnelik patsient, õnnelik kliinikum siis.
Vaatame ka kättesaadavust, milline on siis ooteaeg, me teame väga hästi, millised on meie ooteajad meie eriarstide juurde, need on kohati väga alarmeerivad, me saame vaadata, mis toimub siis eriõdedel ja just rakendades inimesi just nendes valdkondades, kus on nõudlus väga suur, kus eriarstid on väga defitsiitsed ja meil on pakkuda patsientide lisaväärtust läbi õdede. Ja samamoodi vaataks efektiivsust, et meil on siis ajakasutus ja selle maksumus ja ka vastuvõttude arv, et seda me ka praegu monitoorime. Nii et on aus pealega vaadata sellele, et mida me tegelikult teeme ja mida me saavutada tahame. No nüüd kohe tuleb üks revolutsiooniline sõnum pärast sellist väikest sissejuhatust, aga tegelikult kuhu me tahaksime jõuda on see, et meil ei ole enam selline raske, aeglane, bürokraatlik asjaajamine, vaid me võtame mingid tegevused enda kätesse, oleme kiired, motiveeritud ja ettevõtlikud ja anname inimestele rohkem arvamis- ja otsustamisvabadust. Ja kuidas siis selleni jõuda? Kui teile tänasest ettekandest jääb meelde ainult see, et väldi jõehobusid, siis te olete tegelikult päris palju juba teada saanud. Ükskõik millega, nii eriõenduse arendamisega, kõikide teiste arengutega, lihtsalt arvestame sellega, et alati on meeskonnas või asutuses või süsteemis inimene või inimesed, kelle puhul on harjutud nende otsuseid kõige rohkem arvestama, olemata sellest, kas neil on õigus või mitte. Et need on siis sellised jõehobud, kellest räägitakse, see on hipoefekt, te võite seda ka sellest raamatust lugeda või guugeldada, aga see on päris kindel viis, kuidas asjad toimida tegelikult või areneda ei saaks. Ja teine, mis tegelikult on juhtidele meeldetuletuseks, et juhid vajavad oma töötajaid rohkem kui vastupidi. Ehk siis see on väga selge tõde ja kui me nendest kahest mõttest kinni hoiame, siis tõenäoliselt arengute läbiviimine ka natuke lihtsam. Ja päris üks viimane slaid, kasutasin taaskord 2 artiklit ja üks nendest jälle Kerli Liivet. Me oleme kogu aeg rääkinud sellest, miks meil on takistused mingite asjade läbiviimisele, siis ma teadlikult praegu pealkirjas takistust pisendasin, et me ei pea rääkima kogu aeg takistusest. Meil on 4 väga lihtsalt viisi, kuidas me saaksime sealt edasi. Et üks, millest me oleme väga palju aastaid kuulnud tegelikult õdede enda seas, et eriõdede roll ei ole meile mõistetav. Et tegelikult me peame vaatama seda, et see on kõige olulisem kontaktisik patsiendi ja pere jaoks kokkupuutel tervishoiusüsteemiga ja seoses raviteekondadega siis ka püsivad ja koordineerivad isikud raviteekonnal. Väga oluline inimene patsientide jaoks. Siis professionaalse tunnustuse puudumine, jah, me teame seda, me oleme õdede õiguste eest väga palju pikalt võidelnud ja praegu toimub siis ka eriõdede õiguste eest. Ja me peame lihtsalt vaatama, et eriõde ongi koostööpartner professionaalses ruumis. Et ta ei ole lihtsalt õde, vaid ta on koostööpartner. Ma vahendasin seda, et vähe on üksteise mõistmine arstidega. See ei pea niimoodi olema. Et meie vaatame seda, millised on patsienti ootused ja vajadused ja tegeleme sellega koos. Ja administraatorid, me võime öelda juhtide kohta, et ka mina võin olla administraator, kui mul ikkagi eriõendus ei meeldi, mulle tundub see mõttetu, siis tegelikult ma ei kavatse mitte midagi selleks teha, et midagi inimestel, kellel on mõtteid ja teotahtelisust, et midagi teha saaksid. Nii et kui head suhted on ka meie juhtide administraatorite, kui nad mõistavad, nad näevad, et nende inimeste pädevuse teadvustamine, rakendamine on tervishoiusüsteemi jaoks oluline, et siis tuleb seda teha. Ja lõpulause, ma arvan, et ikkagi, et ka Eestis ja mujal võidab eriõenduse puhul ka ratsionaalsus ja selge mõistus. Ehk siis, kui meil on selge vajadus kvaliteetsete kättesaadavate tervishoiuteenuste järele, me ei suuda oma tervishoiusüsteemiga seda praegu oma inimestele piisavalt pakkuda, siis järelikult on eriõed ka need, kes saavad sinna laevale astuda, meid sealt edasi aidata. Ja siis see viimane slaid. Ja.